kadunud päris palju inimesi mänge vaatama, et päris kõvasti on Eestile. Ja siit kas tuleb 1-0 latt, Ooper pääseb löögile, 1-0. Eesti meeskond läks juhtima seda kohtumist, nii et ilus algus Eesti koondisel ja Tarmo Neemelo. Tõepoolest ilus rünnak, vaatame veel kord peaga. Neemelo lööb peaga latti palli ja pall põrkab. See oli minu arvates Andres Ooper, kes on seal vaba just. Andres Ooper pääseb selle lähedalt 5 meetri joonelt ja lööb kindlalt 1-0. Nii et Eesti koondis on läinud Luksemburgi vastu seda mängu 1-0 juhtima. Juba 6. minutil. Ja Andres Ooper lõi oma koondise karjääri 29. värava. Kindlustab oma edumaad Indrek Selinski eest Eesti koondise kõigi aegade resultatiivsema mängijana. Ja selles valitsuses oli see Ooperi 6. värav. Nii et kui aasta tagasi eestlased on 4. positsioonil, meie eesmärk selles tsüklis on saada 3 punkti Luksemburgi vastu. Nüüd on pääseb Smirnov löögile. Smirnov palliga. Sööd keskele. Ja ai. Penalti, käega kaitse tõrjus, peab tulema ka punane kaart vist loogika järgi, vaatame. 11 meetri karistuslöök. Ja kas tuleb punane kaart kaitsele? Vaata, kui hästi Smirnov siin. Kutsub ühe kaitse kõrval ühe mängija. Kollane kaart. Ja Eesti meeskond saab kasutada 11 meetri karistuslööki. Päris kaua pole Eestil penaltit olnud. Ei ole jah. Ja palli juures Andres Ooper ja kollase saab Claude Reiter. Tahaks kordust sellest näha veel kord. Enne vaatame penaltilööki. Andres Ooper seni löönud 29 väravat Eesti koondise eest. Viimase lõi ta just selles mängus 6. minutil. Eesti juhib 1-0. Ja Ooper lööb 2-0 kindlalt, väga kindlalt. Väravat hüppas endast paremale, Ooper lõi temast vasakule küllaltki kenasti nurka. 79. minut, Andres Ooper penaltist 2-0, Andres Ooperi 30. värav Eesti koondises. Õnnitleme Andres Ooperit ja Eesti koondist. Tugevalt nurka. Ütlen, et isegi kui väravat oleks õiges suunas läinud, oleks tal seda raske kätte olnud saada. No nüüd peaks tõi natuke kergem olema, ma arvan, et see närvipinge ehk veidi maas. Mõlemal poolel 1 värav. Ja mõlemad väravad löönud Andres Ooper, Eesti koondise staarmängija. Ooperi karjäär läheb kindlasti ülesmäge, sest ka oma uues koduklubis Rodas on ta meistrivõistlustel juba 1 värava löönud. Karikavõistlustel ka 1. Ja karikavõistlustel 1, näete, meie fännid rõõmustavad siin loomulikult 2-0 me juhime ja kiire vasturünnak. Ooper palliga, Neemelo ees, Ooper uuesti, Ooper lööb ja ai. Ei jõudnud ka Neemelo pallini.